mis on igavuse teisel pool, mis saab siis, kui läinud pool, mis küll saab, kui silmad suled, mis saab siis, kui vaikus tuleb, mis on igavuse teisel pool, kas see hirmud välja toob, kas mina elust välja ronin, kui ma lõpuks välja login. Ekraani kuma valgel ma uinumiseni uudiseid, just nagu hääled peas, kes küll vaigistaksid neid. Miks on igavusel kurvem foon? Kas see on edevuse halvam nool? Mis sel üldse enam vahet? Kas mina oman enda tahet? Mis on igavuse teisel pool? Äkki on igaviku helge hool? Mis on peidus küünlatules? Mida mina eile nägin unes? Ekraani kuma valgel ma uinumiseni uudiseid, just nagu hääled peas, kes küll vaigistaksid neid. Ekraani kuma valgel ma uinumiseni uudiseid, just nagu hääled peas, kes küll vaigistaksid neid. Tahad, tuleme käed parem. Et tuleme ka! Ma ei saa, mul jaladest on maad. Kiemi! Tšau! Täna on 7. oktoober. Teisipäev. Viisin jälle just lasteaeda. Koju, hakkan natuke arvutis tööd tegema ja siis kui lubab ka õues
natuke, no tegelikult ta seisis ilusti, aga natuke tahtis niimoodi ringi vahtida. Sellega võib tööd teha või peaks. Aga kuna meil lähiajal praegu ei ole rohkem näituse plaanis, et siis sellele ei keskendu. Ülejärgmine laupäev on juba karjatamisseminar Tartumaal, kus ma siis temaga lähen. Et Soomest tuleb mingi Euroopa meister õpetama. Ja nädalavahetusel käisime Karulas. Igal juhul seal Karulas oli mega, nagu alati. Ma ei tea, see on nagu täiesti keegi teine maailm. Ja lihtsalt nii mõnus. See kogukond seal on midagi, mida ma ei ole kuskil mujal näinud. Ja kui täna valiks kuhu endale maja vaadata, siis me rääkisime, et see oleks see koht. Need maastikud, need inimesed, see on ilus. Aga me käisime siis oma karjavalvekoera kutsikat vaatamas. Valisime sellise heleda emase, kõige väiksema. Ja paneme talle ilmselt nimeks Rahu, sest ta toob meile rahu ja loodetavasti saab temast selline rahulik valvur seal lammaste juures. Ja loodame, et sellega läheb kõik hästi. Ja siis käisime ka neil külas, kellelt me enda lambad võtsime. Vaatasime järgmiseks aastaks siis jäära, et see aasta ei osta. Praegu pole vaja, Paul saab nendega hakkama, kes meil on. Aga Pauli tütred siis lähevad järgmine aasta paaritusse. Neile oleks kindlasti uut peilmeest vaja. Ja nemad tõid siis see aasta endale Rootsist 3 sugujäära. Et nende kellegi ilus poeg siis võiks olla see, kes meile tuleks. Mis jupi? Nii asjalik. Kõrvetas ära siis võtta sealt, kus kõrvetab. Pliidi pealt ei võta, kui sinna kukkus, siis emme võtab ise, on ju. Võta sina pakist. Ja ma tulen kohe aitan sind. Tasapisi hoidnud kinni mitmekesi. Kuulan suud, mis vandun truud, kuid mu suunta tulgus. Uude kuude targemini kõrvus vihiseb vaid tuul. Ma keeren pahupidi, pööran vana tagurpidi. Tasapisi hoidnud kinni mitmekesi. Kuulan suund, mis vandun truud, kuid mu suunta tulgu uus. Uude kuude targemini kõrvus vihiseb vaid tuul. Ma keeren pahupidi, pööran vana tagurpidi.
tüdruk. Otsin. Ja mina õie vahe. Oi. Ma kaitsen neid. Siis niimoodi kaidata. Ma kaitsen lissu. Tema ei ole lissu. Sa võid talle ise nime panna. Tema on seal lissu. Ma ei tea, kus lissu praegu läks. Läks kuskile sööma. Ta on kuskil kaugemal. Ta on lissu. Vaata, see on lissu seal. Ja lissu tal. Kõrvamärk. Ära saad seest katsu. Mis on peab kuna? No siis me tunneme need lambad ära. Lammastel peavad olema kõrvamärgid. Kõigil on. Kõigil lammastel on meil. Ella, ära kõrvu katsu, vaata, talle ei meeldi. Siis ta pööras sulle selja, ta ei tahtnud. Ei, keegi ei taha kõrva katsumist, need tahavad andsid kaela pealt, neile meeldib pai-pai ja... Nad on nii aivas on muide. Muidugi. Ja niitä poppas ka hoida. Kaisus saab, aga opa siis on, need on liiga suured ju. Minä puksin siin, siellä pui. Siellä pool keegi puksis või? Puksime! Ei, inimesed ei puksi jälle. Oi, kui suure ämbritõie vett sa tõid. Tule emme juurde, emme juurest vaatame. Tule võtta emme jalast kinni. Tule. Tule siia nüüd emme juurde. Eks ju? Nii. Oot. Tadaa! Tule vaata. Nüüd pall on juba all. Enam ei ole midagi. Ja siin siis ongi meil praegu selline setup, et noored tüdrukud on siin ees. Noored poisid on veel siin kõrval. 4 jääb meile. Ülejäänud ootavad oma aega, et lihaks minna, mis tuleb novembri alguses. Ja kui me siit väravast läbi lähme. Siis siin taga on siis see põhikari ja Paul meie jäär. See on siis see paaritusgrupp. Nemad on siis meie selle aasta emmed. Vot. Praegu läheb hästi, aga nad söövad jube palju. Mis on ka loogiline, neid on peaaegu poole rohkem, aga ikkagi tundub nii tohutu kogus sööta, mis läheb. Ma ei tea, eks nad raiskavad ka võib-olla palju, aga ega sööda rõngastest paremat varianti ei ole. Tuleb siis mitu korda siin talve jooksul seda tühjaks tassida lasta. Muud midagi. On 4. november. Kõrvad on lihtsalt kogu aeg lukus. Kuid juba üks lemmikrasedussümptom. Not. Aga see selleks, kui kodustest uudistest rääkida, siis Ella käib nüüd nii hea meelega läheb lasteaeda. Tal tekib rutiin, tal on seal omad sõbrad. Enam ei jää nutuga, hea meelega. Selles osas on palju lihtsamaks läinud ja siin nädal aega tagasi ta otsustas, et ta hakkab potil käima ja polegi ühtegi õnnetust nüüd juhtunud, lihtsalt käib ja selles mõttes ülitore. Tegelikult vist üsna tüüpiline vanus, kui hakatakse ka
ja me pole nagu seda meelt üldse olnud, et sundida ja varem ta ei tahtnud. Ütles meile küll, kui ta häda teeb, aga siis küsisid, et kas tahad potile minna, ei taha ja vägisi ei saa. Aga lasteaiast meil tuli küll juba, ma ei tea, enne 2-aastaseks saamist, et mis mõttes, et ei käi poti peal, et muidu nii arenenud ja räägib nii palju ja aga poti peal ei käi. Ja siis sai perearstiga ka räägitud ja perearst nagu täiesti heitis see teema kõrvale, ütles, et kuulge, et pole veel 2-nigi. Ja isegi siis, kui ta 8 sai, siis rääkisime uuesti, ütles ka, et ta on veel nii väike, et ärge üldse keskenduge sellele. See on väga normaalne ja ta ei peagi käima. Ja nüüd lihtsalt otsustas, et tahab käia. Et varem me tegime ka igasuguseid asju. Meil olid raamatud, me rääkisime, vaatasime, üritasime seal istuda, laulda, aga lihtsalt ta ei tahtnud. Ja siis käis mingi plõks ära ja nüüd käib. Nii et vaatame, kuidas sellega edasi läheb siis, kui uus laps sünnib, aga praegu läheb kenasti. 14. lähme Raikoga Lamba- ja kitsekasvatajate liidu aastakonverentsile. Mind on kutsutud sinna paneeli osalema. Rääkima teemast siis noored põllumajandus või lambakasutuses. Et mulle küll väga ei meeldi esineda, aga kui liidu juht helistas ja küsis, ma olen selle Purasega, ta ütles, et ta teab ja ütles, et ta saab väga aru, kui ma ütlen ei, et tema lõpurasutana ei tahtnud midagi millestki kuulda. Aga ma mõtlesin, et mis see liik teised 2 on seal meesterahvad, et oleks veits tasakaalu, et oleks tore, kui ma oleks nõus. Ja astun siis mugavast tsoonist välja ja lähen siis räägin oma mõtteid. Nüüd on nagu mingi kogemus ja on mingid haridused, et on lambakasutaja kutsetase ja loomakasvatuse magistris ikkagi suur osa läbitud, et lõputöö ja 2 ainet vist on veel teha. Aga muus osas jah, et nüüd äkki on juba midagi öelda ka. Ja see kõik lugu toimub siis Võrumaal ja kuna me juba sinna Võrumaale läheme, siis lähme me ka oma 4. kutsikale järgi. Ma küsin, kas sa kohe ei saa. Tead, oleks vaja alustada. Palun hakka tulema, see on sind kokku iseendaga. Sa oled oma pilguga maas, nägu ise murenemas. Küsid, kas sa kedagi teist ei tea, et sind asendada. Ma ei tea, tõesti ei tea. Ma ei tea, mina tahan elada sinuga ühe päeva korraga. Aga sa tahad väga küsida, et kas ma saaks põhjendada ka. Tead alati, kui otsin pole vähe neid sädemeid, mille pärast kaheseid asemeid luuakse ja minuga oleks see sinul väga hea. Meelest läks mul küsida ka, et kas sul meeldiks selline plaan, et mina hoian kõvasti sind ja sina lased hoida end. Tead, oleks vaja asendada sinu aju südamega, et sa saaksid vaadata mind just nii, kuis mina vaatan sind. Vaatan sind ja mind. Mina tahan elada sinuga ühe päeva korraga. Aga sa tahad väga küsida, et kas ma saaks põhjendada ka. Tead alati, kui otsin pole vähe neid sädemeid, mille pärast kaheseid asemeid luuab see ja minuga
oleks seal sinul väga hea. Palun hakka tulema ma, tahan ära põgeneda. Kas sinuga võin minutama, kedagi pean hellitama ja ma ei tulnud hädaldama. Ja eks ma lepin nädalaga, et kui kedagi teist sa ei saa, no küllap lepin minuga ka ja meil pole olnud kedagi teist. Tillimus päris restorani. Siin on ka juba bukitud, aga see on täiesti esimene. Mis sa arvad? Küsimegi alati koos ja sina nõuad minu käest et kas ma saaks põhjendada ka. Tead alati, kui otsin pole vähe neid sädemeid, mille pärast kaheseid asemeid luuakse ja minuga oleks seal sinul väga hea. On pühapäev, 9. november. Ma lähen lauta. Üks lammas jäi eile haigeks. Ei teagi veel täpselt, mis tal on. Saadan roiaproovi või siis on tal mingi sisemine verejooks omavahe pukslemisest. Muidugi üks nendest loomadest, kelle me tahtsime alles jätta. Jääradest siis, et osad jäärdalad lähevad veel ära. Aga tema on üks suuremaid ja ilusamaid. Ja lähen teen talle täna valukat. Nii nagu vetiga panime raviskeemi paika. Ella on olnud 5 päeva palavikus juba. Tal on kurk valus ja täna tuli nohu ka. Nüüd on see ka minuni jõudnud. Nohu ja kurguvalu. Mul praegu palavikku ei ole. Ma tegin gripivaktsiini ka endale. Tahtsin Ellale ka teha, aga me tegime talle tuulerõuge teist vaktsiini. Ja siis ei soovitatud samal ajal teha. Ehk siis ma pidin sellega nagu veel ootama paar nädalat, siis saab 6 aega täis eelmisest vaktsiinist. Nii et ei teagi, kas see on gripp, samas nagu Raiko ka haige. Tema tegi testi ja ei näidanud ühtegi, ei Covidit, ei kumbagit grippi. Nii et ei tea. Aga see on reaalsus, et kuigi Raikol vist veel on väike palavik, siis täna tuleb hakata siin rulle vahetama. Uut sööta tooma, halastust ei anna keegi, oled sa haige või mitte, oled sa 9 kuud rase või mitte. Loomad tahavad hoolt ja seda tuleb neile anda ka siis, kui sa ennast halvasti tunned. Samamoodi nagu on raske haige olla lapsega, et siis on raske ka loomadega. Oi. Läksin tuppa, tõin ikkagi antibiootikumi ka täna, sest rääkisin vetiga üle. Tal on veel halvem kui eile. Ma olen umbes 99% kindel. Ei, Rachel. Et ta sureb ära. Ma pole ise näinud ühtegi lammast sellisest seisust tagasi tulemast, nagu ta praegu on. Aga võite arvas, et veel proovida ja proovime. Nii et uus doos valukat ta sai juba. Nüüd läheb antibioots, patsakange. Panen talle natuke vett, sest ta ise ei joo, muidu sureb lihtsalt veepuudusesse. Ja vaatame siis, kuidas poole päeva pärast on. Oma unedest
tantsin ma laudade peal, enese unustust kandes. Väga tihti oled sinagi seal, minule tõotusi andes, minule tõotusi andes. Oma unedes tantsin ma laudade peal, valge on hommikul mu tuba. Miks nii hilja ma märgata tean, unelmates, et elangi juba. Unelmates, et elangi juba. Juba, 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 juba. Juba, 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 juba. Juba, 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 juba. Kõik õitsed ära meil ümber liigutu, mõni hõis, kas avanebki eal. Taas kui päev suubub valgesse uttu, oma unedes tantsin siis laudade peal. Oma unedes tantsin siis laudade peal. Oma unedes tantsin siis laudade peal. Ma tantsin, 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 tantsin. Tantsin, 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 tantsin. Ma tantsin, 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 tantsin. Tantsin, 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 tantsin. Tšau! On 28. november ja ma tulin lauta oma hommikutoimetusi tegema. Tõin koerale süüa. Meie väike Rahu on nüüd kohal. Nii armas teine. Saab praegu 3 korda päevas toitu, sest ta on 2,5 kuune, kohe saab 3 kuuseks isegi. Ja täitsa ilusti on harjunud juba lammastega. See on nüüd 2 nädalat meiega olnud. Vahepeal on ikka ülemeelik, aga kutsikasjad ja peame õpetama teda. Praegu on juba nii külm, ma olen natuke mures olnud, et kuidas ta selle külmaga hakkama saab, aga seni on hästi läinud ja eks ta on siin allapannu sees, põhu sees siin laudas lammaste juures. Pole hullu, aga lihtsalt see õuekoera kontseptsioon on minu jaoks nii võõras. Meil kõik sellised toanupsikud enne olnud ja Rahu ja päeval ta saab siis olla õues ja siis õhtuti ta on lammastega, me kaamerast jälgime, kui ta liiga ülemeelikuks läheb, siis paneme ta eraldi oma ossa siin laudas. Ta on praegu uttalledega. Jäärtalled on puksivad ja teeks talle ilmselt väga palju rohkem liiga ja suured uted on täitsa välistatud, sest niimoodi võiks olla väikse kutsika katki, et seda. Plus nad on tiined, et neid praegu närvi ajada ei ole okei. Eriti siin tiinus alguses, et siis on need katkemised lihtsalt tulema. Ja seda me ju ei taha. Eks valvekoera kasvatamine on puhas kunst. Millal teda kellega kokku panna ja kuidas.
aga eks kuna ta on meie esimene, siis me õpime koos temaga ja õnneks meil on, kelle käest küsida nõu ja abi. Aga garanteeritud pole nende puhul muidugi midagi. Isegi kui ta vanemad on töötavad ja kõik esivanemad ja liin on selline, et siis ikka kõikidest ikkagi ei saa valvureid. Nii paraku on ja tervise osas, et seda ka kunagi ette ei tea. Suured koerad ja elavad vähe tegelikult ja nii on. Aga nunnukas on ta küll. Jah, ja siis pühapäeval lõpeb meil juba paarituse. Paul on siis 35 päeva olnud tüdrukutega. Loodetavasti, või naistega, kõik on tiined. Siis ta läheb Järtallade juurde. Ja naised jäävad omapäi ja tüdrukud muidu võiks naistega kokku panna praegu, aga kuna meil on Rahu, kes peab harjustama lammastega olemist, siis nad jäävad eraldi. Poegimisel niikuinii oleks pidanud nad jälle eraldi panema, et siis on terve aeg eraldi. Enesele kutsun sind tasa-tasa. Ning vaikides ilmun su selja taha.
Thank you.